Võin anda? Jaa, võin. Nii, tere kõikidele. Minu nimi Teinasto. Olen kliinikumi juhatuse liige ja Valga haigla nõukogu esimees. Tagasi lõppes Valga haigla nõukogu koosolek. Muude päevakorrapunktide kõrval oli vastuse andmine haigekassa ettepanekule sünnitusteenuse kasutamise lõpetamiseks alates 1. juulist käesoleval aastal. Ja haigla nõukogu arutas seda, nagu kellast mitte näha ka pikemalt, kui meil plaanis oli. Kuulasime ära haigekassa juhatuse liikme Maimi Parve, kes andis ülevaate võimalustest siis selle raha kasutamiseks ja asjaoludeks, miks siis haigekassa sellise ettepaneku tegi. Tegelikult neid asjaolusid on avalikkusele tutvustatud ka varem. Kui teil huvi on, saate Maimi Parve käest seda ise küsida. Ja kuulasime ära siis ka ettepanekud, missugusel või meetmete ülevaate, missugusel kombel, kui see otsus peaks langema selle kasuks, et see sünnitusosakond lõpetab tegevuse Valgas, et missugusel viisil siis naised Tartusse abi saama saavad. Ja selle ülevaate andis meile professor Helle Karro ja sünnitusabi ja münekoloogia professor Ülikooli kliinikumis. Et ilmselt hetke pärast ta räägib sellest ise natukene lähemalt, aga kindlasti teid kõiki huvitab, et mis siis otsus oli. Hääletasime ja otsus oli selle kasuks, et 1. juulist see osakond suletas. Ja võib-olla nüüd on siis see hetk, kus saate minu käest küsida selle kohta. Kui ei, siis Helle Karro annaks ülevaate sellest, mida meilt on palju oodatud, kuidas siis nii-öelda Põlva ja Valga, hetke kontekstis Valga, aga laiemas laastus ka Põlva rasedad ja sünnitajad siis abi saavad. Kas on küsimusi? Ei ole praegu. Ja palun. Ma siin Rahvusringhäälingust. Et nii palju kui kost on oldud, siis põhjus on ikkagi suuresti selles kvaliteedis ja ohutuses, räägivad nii poliitikud, haigekassa kui haigla. Sellest tulenev küsimus, üks kvaliteedi ja ohutuse märke on teatavasti kõrvalabi, ehk siis näiteks kirurgia. Et kui nüüd läheb sünnitusosakond ära näiteks Põlvast, et kas see tähendab, et peagi võib oodata ka näiteks kirurgia kadumist? Praegu seal ainus kirurg selline tegev on circa 70-aastane, pisut vanem, väga austatud, aga ikkagi vanemas eas härra. Ehk siis mis need kaasnevad sammud võivad olla? See on hüpoteetiline küsimus, et mis juhtub siis, kui meil praegu sellist konkreetset plaani ei ole ja fantaseerima sellel teemal ei hakka. Praegusel hetkel me räägime ainult ühest konkreetsest teenusest, sünnitusabi teenusest, mis 1. juulist Valga haiglas peaks lõppema ja kõik muud teenused peaksid sinna jääma. Kui on mingisuguseid asjaolusid, mida me peame tulevikus arvestama, et küllap neid siis võtame, aga me kindlasti arvame, et need teised erialad peaksid Valgas olemas olema. Et see on meie üldine lähtekoht olnud. Nii, aga doktor Karro. Tere, olen Helle Karro. Teen siis lühikese kokkuvõtte, et ma saan aru, see paber on ka jagatud kõigile kätte, aga ma teen lühikese kokkuvõtte selle kohta meetmetest. Võib-olla alustasin sellest, et ma saan aru emotsionaalsest murest, et mida võib kaasa tuua sünnitusosakonna sulgemine. Aga räägiksin natuke siis meetmetest. Need võib jagada laias laastus 3 rühma. Üks, mis puudutab sünnituseelset ja sünnitusjärgset jälgimist, see osa. Teine, mis puudutab transporti, mis võib-olla kõige rohkem muret on teinud, et kas jõutakse sünnitama Tartusse, kas me oleme valmis sünnitajad vastu võtma. Ja 3. osa, mis puudutab ema ja lapse ohutust, mis puudutab privaatsust ja mis puudutab siis meeskonnatööd. Et kui räägime siis sünnitusabist, siis sünnitusosakonna sulgemine ei tähenda kindlasti kogu sünnitusabi teenuse või nagu me ütleme, emadusoolduse lõpetamist kuskil piirkonnas.
et selline abi, mis on sagedamini vajatav, mis peab olema lähedal, peab olema kättesaadav ja Valgas jätkub kindlasti sünnituseelne jälgimine, sünnitusjärgne järgmine visiidid ja me loodame küll, et see pigem paraneb selles piirkonnas, kui halveneb selle kättesaadavus, siis avatakse uued tervisekeskused, kus tuleb ämmaemanda vastuvõtt ja loodame, et tegelikult avatakse lisaks vastuvõttega seal, kus neid praegu ei ole. Et rasedusaegne jälgimine peab olema kättesaadav võimalikult kodu lähedal. Ka praegu oleme teinud väga head koostööd tegelikult nii Valgaga kui Põlvaga nende piirkondadega ja kui on tegemist tüsistunud rasedusega, kui on vaja konsultatsiooni, siis meie poolt on alati valmisolek seda teha ja seda oleme ka praegu pakkunud ja rasedad saavad tulla meie juurde siis abi saama ja konsultatsioonil. See puudutab siis sünnituseelset ja ka siis sünnitusjärgset jälgimist, mis peab olema koha peal. Ka perekool peab jätkama koha peal ja kindlasti jätkab koha peal, sest need loengud, mis puudutavad võib-olla siis rasedusaegset muutusi, mis puudutavad imetamist, sünnitusjärgset perioodi, loomulikult need toimuvad koha peal. Kui on soov tulla tutvuma ja sünnitama siia Tartusse, siis muidugi saab tulla ka siis tutvumisvisiidile ja tutvuda meie sünnitusosakonna töökorraldusega. Teine, mis puudutab õigeaegset jõudmist, et see on võib-olla kõige rohkem selliseid emotsioone ja tekitanud ja muret tekitanud, et kas tegelikult jõuab kohale. Loomulikult ka see, et kui me mõtleme kogu sünnitusosakondade võrgustikku, siis sugugi see vahemaa ei ole kõige pikem, et ega Eesti ei ole kaetud ju 50-60 kilomeetri järgi sünnitusosakondadega. Ja ka see, mis on toimunud alates 90. algusest, on ka sulgetud 6 sünnitusosakonda, see ei ole toonud kaasa seda, et rohkem oleks sünnitusi, mis juhtuksid teel haiglasse. Me teame Eesti meditsiinse sünniregistri põhjal, et näiteks 92. aastal oli 0,2% kõigidest sünnitustest need, mis juhtusid teel haiglasse. Viimasel 10 aastal see protsent on 0,1. Nii et tegelikult ka see, et need vahemad on pikenenud, ei ole toonud kaasa neid probleeme. Loomulikult peab säilima see valmisolek, et kui on tegemist kiire sünnitusega, siis transportitakse sünnitaja lähimasse haiglasse ja see valmisolek osutada abi peab seal olemas olema. On kokkuleppe selgelt selles osas, et kiirabi toob sünnitaja. Kui sünnitaja ei soovi tulla oma transpordiga, ei tule, siis kiirabi toob ka Tartusse, kui see sünnitaja tuleb Tartusse. Sellega ei ole probleemi. Kui sünnitaja saabub liiga vara, et on küsimus, et kas ta hakkab kohe sünnitama ja vajab jälgimist, siis kindlasti me ei saada kedagi öösel tagasi. Me leiame need võimalused ja lahendame need, mismoodi me korraldame siis selle jälgimise ja edasise transpordi. Mõtleme läbi selle, et kui on vaja siis aidata transpordi osas koju tagasi või see puudub, siis ka selleks leitakse lahendused siin juures. Rõhutaksin ka, et tegelikult igal aastal on juulikuuses Valga sünnitusosakond suletud, see on iga aasta. Juulikuus on alati kõige rohkem sünnitusi, see on ka kõige suurem puhkuste kuu. Me oleme siiani väga hästi toime tulnud, ei ole ühtegi probleemi sellega tekkinud ja ei ole ma ka kuulnud, et kellelgi ei oleks kohta olnud või ei oleks sünnitada saanud või oleks transpordi probleemi olnud. Et see puudutas siis kogu sellest õigeaegsest jõudmist. Ja nagu ütlesingi, et Põlvas ja Lõuna-Eestis ja Valgas peab olema see variant osutada sünnitusabi, kui see vajadus tekib. Kolmas pool, mis puudutab siis sellist ema ja lapse turvalisust, no siin koha pealt ma küll võin väga julgelt öelda, et me oleme ülikooli haigla, meil on väga hea meeskond, meil on väga tublid ämmaemandad, meil on väga tublid arstid, meil on olemas interdistsiplinaarne meeskond, me oleme järjest arendanud oma koostööd, me oleme kõik selleks valmis, et kui on vaja kiiret sekkumist, siis me seda ka osutame ja me saame kiiresti kaasata väga erinevaid spetsialiste. Nii et selles osas oleme täielik valmisolek, me koolitame oma töötajaid, kuidas toime tulla kriitilistes olukordades, kuidas kiirelt abi osutada ja koostööd teha. Mure on olnud ka selles, et ja see on mind väga kurvaks teinud, et kogu selle sünnitusosakonna sulgemise valguses on korduvalt kerkinud üles, nagu me osutuksime siin halbaabi või see on kombinaat, seda see kindlasti ei ole. Ja kui me mõtleme, et Tartus on praegu 2400 sünnitus, umbes 2400-2500 sünnitust, kui me vaatame kas või Soomet, Rootsit, Euroopat, siis tegelikult see väike sünnitusosakond. Me ei ole suur sünnitusosakond, kus oleks väga palju sünnitusi. Ja me suudame tagada igale sünnitajale temale lähenemise ja privaatsuse, see on kindel siin juures. Et seda muret küll ei peaks olema. Ja tõesti võib-olla see valmisolek, et see on kõige olulisem. Ja kui ma mõtlen naistearstina, siis ongi mure selles, et kui sünnitusi on väga väheks, siis seda valmisolekut ei suudeta tagada. Tekib küsimus jätkusuutlikkusega, tekib küsimus jätkub personali näiteks Valka, Põlvasse, teistesse osakondadesse. Ja kui me räägime noortearstide koolitustest, siis ma arvan, ka neil on parem, kui on selgus.
kus jätkatakse sünnituse teenusega ja kuhu võiks siis edasi tööle minna. Lühidalt lõikudes esimese. Nii, et siis kõigile, mina olen Valga sünnitusosakonna grupi esindaja. Jõudsin viimasel hetkel. Olin sunnitud kokku puutuma ka politseiga tänu sellele, et teie omast armust andsite meile aega viimasel hetkel reageerida siia tulla. Aitäh teile sellegi eest. Kuidas siis on nende inimestega, kes siis edaspidi peavad hakkama sünnitama mitte kombinaatis? Kui palju teil perepalateid on majas? 10 tükki? Perepalateid on selleks piisavalt. On piisavalt 2400 sünnitust pluss no teil piisavalt. Juba tänasel päeval on inimesed, kes sünnitavad koridorides, selleks mitte ette nähtud palatites. Ämmaemandad käivad ühe sünnitaja juures 2 või 3 erinevat inimest. Kas see on teie arust nagu turvaline meditsiiniline abi? Ma kinnitaksin siin juures. Meil on keskelt läbi ööpäevas 7-8 sünnitust. Meil on valves 4 ämmaemandat. Sellest täiesti piisab, meil on tagatud. Ma ei ole kuulnud mitte ühtegi sünnitust, mis oleks toimunud koridoris. Tõenäoliselt ei ole neid grupis lugenud, neid inimesi ja neid lugusid. Mina olen suhelnud vähemalt 1000 ja pluss inimesega allkirjadest kogudes ja nii edasi. Ja on väga palju juhuseid, kus inimesed, kas viimasel hetkel muretsedes, närveerides, kui turvaline on see tulevasele lapsele ja emale siis tulevikus. Mul on väga hea võimalus selle diskussiooni peale öelda, et pärast seda, kui me oleme pressikonverentsi lõpetanud ja enne seda, kui me individuaalselt soovijatele neid mõtteid avaldame, on meil lahke võimalus teha siin nende ruumide juures väike ringkäik ja veenduda ise, kui palju või vähe meil seda ruumi on. Kõik see, mis puudutab seda, kuidas meil on nii kitsas ja koridorides sünnitatakse, tormatakse ühe juurest teise juurde, arvan, et ülimalt rõhuvas enamikus on tegemist laimuga. Ja see kõik jääb ühte vanasse aega, kui meil oli Toome peal maja, see siin on täiesti uus, ruumikas hoonekompleks, mis on mõni aeg tagasi valminud ja ma olen täiesti kindel, et ei kontrollinud üle seda, et millisest ajast need jutud pärinevad, millised need tõeväärtused on. Kas võeti täpselt aega või oli pärast tagantjärgi tunne, et see aeg kulges nii kiiresti ja nii edasi. Teie olete tõenäoliselt mõne sünnituse vastu võtnud ja koha peal olnud. Siin on professor, kes juhatab kogu seda kliinikut. Ja teie ei ole see, kes neid sünnitusi on. Professor, kes räägib täpselt seda, mida teile sobib. Ma arvan, ma räägin seda, mida ma tunnen ja mida ma õigeks pean. Ja tegelikult me küsime patsientidest tagasisidet. Meil on regulaarne tagasiside küsimus ja meil on võimalik esitada ka pretensioone. Ja laim omamoodi on see, kui te räägite, et Valgas ei ole piisavalt professionaalset abi ja arsti selle jaoks. Minu arust kõlab see rohkem laimuna. Me ei ole seda öelnud, et see ei ole professionaalsed arste. Me oleme tegelikult rõhutanud, et meil on väga tublid kolleegid igal pool, aga paraku 2 arstiga ei osuta aastaliikselt sündlusabi. Et me ei ole seda kordagi ütelnud. Ka tublid inimesed räsivad suurest töökoormusest tulenevalt, võivad ära väsida, võivad vigasid teha, mis on samamoodi ohtlik nii sünnitajatele, nii lastele kui emadele. Sellega olete nõus? Teil on 7-8 sünnitust keskelt läbi aastas, aga tipppäevadel on 17 umbes sünnitust päevas. 17 on üliharva. No üliharva, aga kuni 17 on tulnud. Võib olla mõnel päeval, kui te vaatate. Perepalatis on veel 10 tükki, kus inimesed ei suutnud isegi ühte ööpäeva sees olla, sest saadetakse kodu. Sest ei ole aega, ei ole ruumi. 2400 sünnitust ei ole palju, see on väike. Ja plaanite ju laiendada sünnitusosakonda. Ehitusprojektid on, plaanid on, siis kui teil on kõike piisavalt. Aga sünnitusosakond minu teadmistel kuskil 2-3 aasta pärast laienev osakond valmib, siis miks seda siis ehitada, miks plaanitakse, kui tänasel päeval kõike piisavalt? Miks meil ei anta aega vähemalt see sama paari aastat? Miks hoitakse kokku mingid paarisada tuhandet kellegi raha miljonitest, mis meie maksumaksjatena maksame täpselt samamoodi nagu kõik muud Tartu ja Tallinna elanikud? Kes meie siis oleme? Kas me ei ole Eesti riigi kodanikud? See küsimus ei ole ilmselt praegu mulle. See on pressile, see on kõigile teadnud. See on selline emotsionaalne. Emotsionaalne. Ma saan aru, et mulle ei ole praegu küsimusi. Võib-olla, aitäh. Et võib-olla korraks kliinikumi esindajad saavad rääkida just kliinikumi vaadata, aga haigekassa poolt saan rääkida nagu üle Eesti ja selle otsuse tagamaade osas on tõesti see selline pikka aega arutatud teema, kus me seda olukorda jälgisime siin viimased 3-4 aastat. Jälgisime seda, et kus sünnitusteenust osutatakse, kuidas inimesed liiguvad, miks see otsus on meil täna laual, siis eeskätt just seetõttu, et tegelikult meil eelmisel aastal oli siis esimest korda, kus sünnituste arv üle Eesti tervikuna langes ja see langus oli siis 3%. Nüüd
seesama rahulolu ja kus inimesed tahavad sünnitada vastukaaluks nüüd nendele argumentidele, et justkui ei olda kliinikumiga rahul, siis tänased numbrid näitavad seda, et meil tegelikult eelmisel aastal oli Valga maakonnas üle 200 sünnituse ja tegelikult nendest pooled liikusid ise ära Valga maakonnas ehk et täpsed numbrid, 51% kogu Valga maakonna kindlustatutest olid need, kes läksid sünnitama Valga haiglasse. Väike vahemärkus, kui kiirabi auto, kes tuleb sünnitajale järgi ja kiirabi brigaad mõjutab näiteks tõrvas elavaid inimesi ja ütlevad jutuga, hirmutavad, ärge parem Valka minge, Valgast ei saa head teenust. Kui te sellisel noel saate endale paremaid numbreid, siis on see väga kaheldav kahjuks. See kindlasti ei ole 50%, kes olevat kiirabi soovis, sest sünnitamine on väga selge plaaniline teenus, plaaniline tegevus, meie naised, meie rasedad läbi perekoolide väga hästi nõustatud, meie sünnitajad väga teadlikud, kuna millal peab liikuma haigla suunas. Ja kindlasti on selles äraliikumises küll seesama mingi 5% räägite peal, kes on riskirasedad, keda suunatakse kõrgemasse etappi. Aga see märk väga selgelt, et inimene ise valibki juba mingil põhjusel kompetentsikeskuse. Sellest me ei saa üle ega ümber ja me peame sellega arvestama. Ja kindlasti, kas me jätame selle kliinikusakonna alla ja me sulgeme neid, siis tegelikult see trend, et inimesed liiguvad ja valivad kõrgemate asutuse või kompetentsikeskuse, see trend jätkub. Ja loomulikult, kui neid mõjutatakse veel või arvatavalt professionaalide poolt, kiirabiarstide poolt või kellegi muu poolt, räägitakse neile hirmulugusid võimalikult, et neid sisuliselt mitte saata Valka, sellega saada Valga number madalamaks. Siin me räägime, kui ma tohin täpsustada seda, et me räägime ilmselt erinevatest asjadest. See ei ole mitte meditsiiniline või tervishoiu probleem, see on geograafiline küsimus. Teatud osa Valga maakonnast, mis puudutab Otepää piirkonda, neile lihtsalt Tartu on geograafiliselt lähemalt kui Valga. Inimesed kasutavad seda võimalust tulla siia. Kui on sõita 50 kilomeetrit või 40 kilomeetrit Tartu, kuhu on ka parem ühistranspordiühendus või 50 kilomeetrit Valka, siis tullakse Tartu, et siit ei tasu otsida mingisuguseid muid argumente, et kvaliteedi küsimust või midagi muud. Inimesed kasutavad lihtsalt lähemal olevat haigla. Täna on küsimus sellest, et Valga vallas on 17 000 elanikku ja meist lõuna pool on 12 000-ga Läti Valka piirkond, et kas nende teenindamiseks peaks olema üks haigla, kus on ka sünnitusosakond või mitte. Ja paljud inimesed on veel kaugemal kui Valga. Neil on Valgast ehk siis sealt teisele poole Valgat, neil on veel kaugemal kui 80-90 kilomeetrit sõita Tartusse ehk siis kruusatee. Härra seltsimees minister, rõhutan sõna seltsimees minister Ossinovski, ei jõudnud ise koosolekule Valka, sest arvas, et teeolud on halvad ja distantsid on pikad. Aga sünnitajad, rasedad, ähmis täis isad, nemad peavad jõudma kuidagi või siis lootma 2 kiirabi autole, kes meil siis Valga maakonnas on. Valga vallas. Mul on küsimusi, mul on ka üks märkus, et kui te tulete sellisel väljakal noel süüdistama ülikooli kliinikumi, et me esitame teile andmeid, siis te vastutate oma sõnad. See on üks. Teine asi, arvutada võivad ja suudavad tõenäoliselt selles ruumis kõik, et kui Tartu sünnitusosakond on planeeritud vähemalt 3000 sünnitusele ja siin toimub 2400 sünnitust, siis see tähendab seda, et 365 päeva jooksul sünnitatakse keskeltläbi 7-8 last iga päev. Ja meil on 10 verepalatit. See tähendab seda, et nende verepalatitega peaks olema iga sünnitav naine peaaegu garanteeritud. Ja kui selleks tehakse veel täiendavaid pingutusi, siis ma usun, et sünnitataksegi täiesti perekeskelt Tartus. Et ma küll kõikide nende süüdistuste juures, mida iganes on esitatud siin ka selles suhtes, et vaesed naised peavad sünnitama kiirabis. Tõsi, seda juhtub, aga nagu professor Karro ütles, et seda on 0,1% ja Eestis sünnib keskeltläbi 12-13 000 last,
seega siis iga 1000 sünnitus juhtub kiirabiautos. Seda on ainult siis terve Eesti peale aastas 12-13 juhtu, mis on... Konkreetselt eelmine aasta oli number 11. No jah, nii. See, mida mina rääkisin, on statistika. Ja ma võin öelda seda, et ülikooli kliinikumi piirkonnas on ülikooli kliinikum kõikide oma patsientide ja tulevaste laste tervise eest tõepoolest vastutab. Et mis iganes meile ette heidetakse, me tunneme selle eest vastutust ja kohustust. Ja vajadusel tehakse ka vajalikke korrektiive terviseteenuse osutamisel. Ja me näeme neid korrektiive tänaselgi päeval. Küsimust Tartu Postimees Peeter Valgi, kas praegu on teada, kui palju Tammemaale teile töökohtad selle tõttu, et ma tean, et mõned töötavad juba Tartus ka, aga kui paljud peavad endale uue töökoha otsima? Ei täpselt ei ole, aga me garanteerime neile kõigile töö. Kas omas haiglas eelistatult või siis Tartus või Lõunas teadis. Kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis teeme väikse.